Halleluuja, õnnistatud pühapäeva. Nii et see koht, kus sina oled, on üks väga hea koht, väga hea lähtepunkt. Kes teab, et täna on hingede päev. Olete teadlikud, et täna on? Nad on jah täitsa kirikukalendris ära märgitud hingede päev. Täiesti. No eks võib-olla tal on see pigem mõte, et me ei ela ju ilma mäluta. Meil on lähedased, nii et kui see, mida me ehitame ennem Jeesuse tulekut, ma usun, mitmed põlvkonnad on seda sama asja ehitanud, et see kõik töö läheb arvesse, ma olen täiesti veendunud selles. Ja nii nagu meil see hea tava on, me deklareerime kõigepealt täna seda, et see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan, ja ma oman, mis selles on öeldud, ma oman. Mina panin natuke laused valesti, et mul tavaliselt ei. Ja nüüd ma kuulutan julgelt, mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna, ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ma ei tea, kui palju sa januned Jumala järele täna, aga ma ütlen, see on hea teada, et vahel on sinus, kui ma võin niimoodi formuleerida, siis sinus on võib-olla see püha rahulolematus. Siis vahel sa mõtled, ma ei tea, mida ma otsin, mida ma tahan, ma igatsen, aga äkki on see janu tema enda järele. Äkki on see, et see, mis on kõik olemas olnud, vahest tundub niisugune tunne, et mul on ju nii õndsaid aegu olnud ja mille pärast ma nüüd siis nagu rahulolematu olen, siis tegelikult me ju kogu areneme, me liigume edasi. Ei ole võimalik, et ma rahuldun nüüd täiesti sellega, mis ma oman. Me oleme õpilased, me kasvame edasi, me areneme edasi. Nii et tegelikult ma tahaks sulle täna öelda, et olgu sul niisugune kuningriigi järele jätmatu janu. Ja öeldakse, et see on Jumala and janu tema järele. Ma loen sulle kõigepealt Jumala sõna, laulud 27:4. See on palve. Samas, see on nagu oleks palve ja ma tahan seda just palvetada koos sinuga, et kui sul on, võta lahti. Ühte ma olen palunud Issandalt, seda ma üksnes nõuan. Pane tähele, kuidas Jumala sõna väljendab, nõudlikkus on siin sees. Ma ju ütlesin, et olgu sul siuke järele andmatu janu Jumala järele, aga kui sõna ütleb, et ma nõuan lausa, kelle käest ma siis nõuan? Mõtle natuke ennast sinna, kelle käest sa nõuad seda? Mõtle, kelle käest sa nõuad? Mina läheks Aivo, kuule, mina tahan seda. Ma tahan seda, anna mulle seda. Vaata, ka tihti me tuleme kogudusse. Ei, aga ma just räägin, kui siin algab selle lausega, ühte ma olen palunud Issandalt, seda üksmes nõuan, siis tegelikult pöördub ju Jumala poole otseselt, ja et ma saaksin asuda Issanda kojas. Kujutate, minule alati, kui niisugused sõnad, mis väljendavad sellist, et ma lähen nagu Jumala ette nagu nõudlikkusega, siis nagu minu sees on mingi niisugune hoidlikkus. Sellepärast ma ei saanudki vaat näe, et vaata mingi hoidlikkus on mu sees, et kuidas ma nüüd ikka Jumala käest nõuan, eks? Aga see on Jumala sõna, mis ütleb, et tead, ma ütlen, Jumal on hea meel. Kui me oleme järele jätmatud, nõudlikud sellest, ma oleksin tema kojas. Täna, kui on hingede päev, on seda minu meelest väga omal kohal see kirja koht, et kuule, ma olen praegu, ma ei tea, millal minu elupäevade lõpp on. Ma ei tea, kuidas ma lõpetan. Aga kuule, ma tahan juba täna ja praegu paluda selle pärast, et ma läheksin lõpuni välja, et ma jääksin püsima. Et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust. Vaata, kui huvitavad asjad on kokku pandud. Kõigepealt ma nõuan ja siis ma tahan tähelepanu Issanda leebust. Mõtiskleda tema templis. Aivo, see on nüüd see koht, millest sina oled viimasel ajal küsinud. Nii, millal viimati templis käisid? Eelmine kolmapäev. Jah. Vaata, see on see, et meil on avatud ikkagi vaimus ligipääs Jumalale, tema altari juurde. Me läheme sinna vaimus.
ja nüüd ta ütleb, et mõtiskleda tema templis. Sest ta peedab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule. Mismoodi ta tõstab? Maa peal ju. Maa peal, aga see käib vaimus. Ta teeb minu sees mingi töö, kui ma lähen tema lähedal ollu. Ja see on seal, ta teeb midagi, ma mõtlen, paljud on võib-olla sulle või minul on ka öeldud, ei, sa ei saa sellega hakkama, ei, sulle ei õnnestu, ei tea, ei saa, no see on ikka küll võimatu missioon. Aga on keegi, kes on üdini minu poolt. Ja ma tean, et kui minu sees on juba unistus sellest tekkinud, siis keegi on, kes on üdini minu poolt, Jumal tuleb mulle appi, sulle ka. Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan, ole mulle armuline ja vasta mulle. 8. salm, sinu sõna on see, mida mu süda ütleb, otsige mu palet. Siis ma otsin, issand, sinu palet ja ometi 13. salm ma hüppan sealt üle. Ometi ma usun, et saan näha issanda headust, kus kohas? Elavate maal, jah, ei ole õnnistused kõik taevas. Elavate maal ma saan juba neid näha. Oota issandat, ole vahva ja su süda olgu kindel. Oota issandat. Ma tahan paluda, igavene Jumal, taevane isa. Sina ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal. Ja sinus elavad kõik need, kes haudades puhkavad, me palume. Ära lase meil surmahirmus masendusse vajuda, vaid hoia meid armulikult oma püha vaimu väega, rõõmsas usus, julges lootuses, südame tunnetuse rahus. Aita meil kristlikult elada ja miks ka mitte ühel päeval õndsalt lahkuda ja rahus uinuda, kuni sa hauad avad ja meid igaveseks eluks üles äratad. Jeesuse Kristuse, sinu poja, me issanda läbi. Ja nii nagu ma eelmine kord ütlesin, tahan täna samade sõnadega öelda, kõigepealt täname, et me võime olla sinu tütrid ja pojad. Täname su lahkuse eest, isa, et sa oled võtnud meid oma perre. Sina, kelle loodud on kõik nähtav maailm ja nähtamatu maailm. Palume, püha vaim, täida see paik. See on püha paik, sest su perekond on siin. See täna, kes on siia kogunenud. Tee siin seda, mida sa soovid teha. Need, kes on siin pool ekraani ja osad seal pool ekraani. Mida sina oskad, Jumal, kõige paremini? Sina suudad minna meie sügavale südame sisse, meie arusaamistesse, meie tervisesse, suhtumistesse, pimedatesse kohtadesse, mida me oleme vahel endagi jaoks ära peitnud. Me austame ja ülistame Jeesus seda, mida sa teed meie sees. Luba meil minna aust ausse, usust usku, väest väesse, et tuleks sinu kuningriik, sinu tahe maa peale, nii nagu see on taevas. Me palume Jeesuse nimel. See on üks nimi, mis on niivõrd võimas, kirgas, kaunis, imeline, vapustav, imepärane nimi, mis on üle kõigi nimede. Jeesus on isegi nimi, millesse me oleme ristitud. Tema on see, kes võib avada ühel päeval raamatud. Tema on ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest, keeltest, rahvastest, rahvahõimudest. Me täname, et sa oled just siin, täna ja praegu. Ma usun, et sa usud seda. Seda on nii hea uskuda, sellepärast, et see on hea asi, eks ole ju. Nii. Ma annan teile väiksed ülesanded. Võtame lahti kirjakohad, et me kordamööda loeme. Aivo, ma palun sind Jesaja 35, 3-6. Siis võta sina tavaolid, eks ju? Johannese 5:24. Siis Lea võtab 2. Peetruse 3:8-9 ja mina võtan Rooma kirja 12:2. Nii, kas kõik saite? Ma arvan, et me teeme siis niimoodi järjest loeme, eks ole? Sul on käes, nii hakka peale. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved.
Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Vaata teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus, tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirm ja keeletu keel hõiskab, sest veel veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. Vist oligi küll. Jah, oli jah. Johannes 5:24. Jah. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellele on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Amen, jätsid meelde. Ei lähe kohtu alla, läheb surmast otse ellu. Nii, Lea. Teise Peetruse 3, 8 ja 9. Aga selle juures, mu armsad, jäägu teie eest varjule, et issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Aitäh! Ma tahan siin selle sõna juures tähele panna. Vaata, kuidas Jumala kontekst tuleb nii huvitavalt välja. Kõigepealt ta ütleb, et üks päev on nagu 1000 aastateks. Ja me ütleme, tuleks ta juba, oleks ta juba kohal, tahan juba imesid näha. No mis iganes loomulikult tahan, ega ma sellepärast tahtma ette, et see on ju kirjas sõnas, kus ma selle igatsuse sain või kas ma olen äkki nagu uhke ja kõrk, et tahan terve olla ja tahan kõik, kas ma olen ülbe või? Aga see janu tuli sealt tema sõnast meile. Ja siin ka me mõtleme, millal ometi, ta ütleb, oota, kõik tuleb tema ajal. Kõik on tema ajal. Ja nii nagu see Peetruse kirja teine, ta ütleb, et ma ei viivita tõotust täitmast. Vahel me arvame, et nagu viibiks midagi. Ta ei taha, et hukkuksime, vaid et kõik meeleparanduse. Ja mina loen siis selle Rooma kirja 12.2 ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine ja mis on meelepärane ja täiuslik. Minu plaan, kui ma valmistasin tänast sõna ette, vahel me koguduses räägime, mis me kõik tegema peame, mis me kõik olema peame, kui püüdlikud, kui täiuslikud ja see on jah ja aamen ka. Aga ma tahan täna sinna poole minna, et vaadata natuke teise külje pealt. Kas sa tead, kes on sinu valmistanud? Absoluutselt, eks ole. Ja kui sa nüüd mõtled, et tema valmistas, tähendab kuskil sai sinuga sai kuskil algus tehtud. Millal see algus tehti? Kas siis, kui me räägime, et munarakk ühines seemnerakuga või? Vaata, seda ma oskan öelda. No nii. Piibel ütleb, et ta valmistas meid ennem aega ja algus. Amen. Sa kujutad ette, et Jumal on juba nii ammu igatsenud, unistanud ja just siia ajastusse praegu, sellesse aega oleme sündinud. Ai tea, mul on ikka tead, minul on ikka kogu aeg siit on midagi üle ja kuskilt on midagi puudu ja tead, kuidas me enda peale vaatame. Ei, see ei ole ikka hästi ja siin on kuskil mingid vajakajäämised, just nagu me oleks ise enda valmistajad. Muidugi me saame kuskil üle panna täiega, eks ole. Teame ka, et inimesed on narkotsiga üle pannud, suitsuga, no see poleks üldse hea, siis muidu oleks meil korstenood peal, kui suits oleks mõeldud, et see on meile tohutu nagu eluküllus. Ja kui me mõtleme kõik asjad, et kas see on see, mille peale me vaatame kogu aeg iseennast nagu, võrdleme ennast iseendaga. On sulle tuttav või ei ole? Minul on küll see väga. Kui sageli ma langen sellesse auku, et ma võrdlen ennast iseendaga. Ikka see võiks parem olla. Jaan, ma ammu endal lubanud hakka inglise keelt õppima. Kogun aga muudku raamatuid ja ikka vahest õpin ka ja siis jääb jälle mitmeks kuuks läinud jälle. Oi, kui ebatäiuslik ma olen. Aga tegelikult, kuidas Jumal meist mõtleb? Kui ta mind nii palju aastaid tagasi valmistas, isegi Hiob, see on kõige vanem raamat, mis üldse Piiblis on, isegi Hiob ütleb, eks ole üks seesama meid ema üsal valmistanud. Ikka kogu aeg, isegi Hiob teadis seda, tal oli sellest selgust.
nii, seda kirja kohta Jesaja ütleb, sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna mulle arusaamist, et ma õpiksin su käske. Ja nüüd see põhikirja koht 139, selle vaatenurga peale. Võta lahti 139 ja selle vaata seda kui iseenda kohta öeldud. Mis 139? See on laulud. Ma mõtlesin, et sa oled selgelt nägija. Ainuke, millel 139 on. On laulud, jah, just tõesti. Ja võib-olla võtaksid alates 14. Nii. Või ei, 13 võtame ka. See on nii ilusasti tehtud. Nii. Kui nüüd kellelgi on kodus niisugune väike beebi või väike laps ja me hakkame selle lapsega rääkima, kuule kullakene, tead, Jumal valmistas su neerud? Tal on täitsa boobik, on tal neerud, on seal sees tal, on tal kilpnääre, on tal mis iganes organid tal seal on. Tema jaoks on see mõistetamatu, tema arusaamine ei ole sinna jõudnud. Temal on emaorganid palju tähtsamad. Jaa, just täpselt, emaorganid just täpselt palju tähtsamad, mis saada. Ja kui sa nüüd mõtled praegu, kui sageli me unustame ära selle, et meie oleme ju kirjaoskajad, me juba teame Jumala sõna, me nagu unustaksime ära sellepärast on üks hea komme koguduses öelda, kõik Jumala sõna vajab uuesti meelde tuletamist. Ja siin ta ütleb, ta on meile jätnud sõna, mis ütleb, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema üsas. Mina mõtlesin kogu aeg, et 2 sükest ollus sai kokku, munarakk ja seemnearm. Kus see kudumine siin toimub? Aga piibel ütleb, tähendab see inimese loomine, käib nagu üks kudumine, see on üks valmistamine. Mina tean, ma olen kudunud, et realt kuskilt saab alguse ja koodki. Ma olen teinud terve kampsuni valmis kudunud, see on, ma ei ole väga suur kuduja, aga ma tegin selle valmis, ma alustasin, ma lõpetasin ja kujutad ette, see oli minu jaoks nii suur töö ja tohutu projekt. Ja nüüd mina tegin seda esmakordselt, aga Jumal on mõelnud läbi kõik selle, milline inimene peab olema. Kui sageli sa oled mõelnud, kui meil üks organ näiteks streigib, siis tuleb kohe teine nagu toetama, ütleme kuskilt on sul jalg, siis hakkad lääpama seda ja teine jalg kannatab ja teised lihased hakkavad rohkem tööle. Oled tähele pannud, kuidas sa toimid, eks? Kuskil on midagi viga, mingi teine asi, siit veri jookseb, nahk lahti, eks ole ju. Hakkavad need valged verelibled tulevad, täiesti ennast salgavad, surevad ära, moodustavad sulle siia kooriku peale. Mismoodi? See ei ole lihtsalt see, et sa oled olemas, sul on neerud, sul on süda. Ei, sa oled terve elav organism. Ega muidu Jumala sõna ei ütle, et kuule, Jeesus on meie pea ja me kuulume see kõik, me oleme kõik need organid seal. Me oleme üks organism, mis toimib kõik koos. Ja sina üksikult samaväärselt. Ei ole nii, ma sain kellegagi tuttavaks, nüüd mu elu alles väärt, nüüd ma leidsin oma elu arvastuse, ma üksikult ja mitte midagi suurt väärt. Aga vaata, nüüd ma olen väärtuslik. Ka neid mõtteid me oleme ju kuulnud, eks ju. Aga eks see igatsus, mida ei ole, on meil nagu sisse kodeeritud kohaliselt kohati. Mulle tundub, et see on nii, et me igatseme seda, mida meil ei ole. Aga seda, mis meil on, seda me nagu ei väärtusta. Ja kui nüüd siit Jumala sõnas läheme edasi, ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliseks loodud. Minu sõna, see ei ole au sõna. Mina võin öelda, et vaata, kui kardetavalt imeliseks ma olen loodud. Nüüd see naine on seal küll ära tõusnud. Kõlab ju niimoodi, eks ju. Aga Jumal ju ütleb seda. Ta ütleb, et tegelikkuses oled sa nii kardetavalt imeliseks. Kujutate, seal on nagu 2 asja. Me tuleme aukartuses Jumala autrooni ette, aga sina oled ka väärt pühendumist, aukartusega vaatab ta sinu peale, sest tema on su teinud. Ta tegi ühe suure pühendumise ja kui meie nüüd nuriseme, tead, mul on seal mõned kohad, tead, see on geneetiliselt, mul on see DNA kuskil, meil on seal suguvõsas ära rikutud, meil on toodud mulle mingisugune vigadus sisse ja mis siis? Kas sa mõtled, et ta ei tea seda või? Et sa ainult siis oled tema ees väärtuslik, kui tema selle sinu vigaduse, mis on kuskilt päritud, võib-olla saatan ära rikkunud, keegi on, ma ei tea, kuidas see on tulnud sinna, sa oled ikkagi tema jaoks väärtuslik. Ta vaatab sind läbi lunastuse vere ja sa oled niivõrd täiuslik. Me oleme nii kriitikameelsed.
me oskame ju olla, me oleme ju nii konstruktiivsed, kriitilised, enesest, nagu öeldakse, just nagu me oleksime ennast ise teinud. No ei ole ju. Ei, no mul paps ja laps, tead, neil vabad õhtuvoolikud, tegid, tead. Mul pidi tulema üks niuke talvine aeg siis, kuna ma sündisin suvel, siis pimedad, pikad pimedad õhtud, mis sa ikka teed, eks. Noh, nii võib ka asjast suhtuda, asjast rääkida. Aga Jumal räägib siin hoopis niimoodi, et imelised, kardetavalt oled loodud, imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Kui inimene pole sündinud, ta pole ühtegi tegu teinud. Aga ta juba mõtleb, et need, millise potentsiaali ta on sinu sisse pannud, ta ütleb, su teod on ka nii imelised. Ma arvan, et ta on sind loonud tema endaga sarnaseks. Ta teab, et sa tahad tegutseda. Et sinul on loomuomane tegutsemine. Mu luud ei olnud varjul sinu eest. Ups! Luudest teab ka, et mul on luud sees. Mina tean anatoomia tunnist alates, eks ju. Ennem ju ka ei teadnud, kui beebi olin. Ja siis tuleb, luud ei olnud varjud sinu eest ja mind salajas loodi. Tõesti, kui üks inimene sünnib ilmale, isegi selle lapse ema ei tea, kuidas ta siin loodi. Imeks pandav on, olete kuulnud keegi, vaata loe üle, kas tal on kõik sõrmed alles, kas tal on küüned ka, kas tal on 2 silma, kas tal on kõik, olete kuulnud niukseid jutte, et vahest niimoodi, oi kui täiuslik, oi kui imeline, tuleb üks nii pisikene inimese moodi, oi kui täiuslik, oi kui imeline. Aga eks ta ikka on ka imeline. Kujutad ette, meie oleme nagu tükimaad suureks sirgunud ja täpselt samad jalad käed on ja tema on, kõik on nii väiksed. Kuidas see võimalik on, et sealt samas sellest kasvab suur inimene? Minu meelest on juba sellega Jumal teinud niisuguse imeteo ja siis ta ju ei küsinud sinu ega minu käest sinu luude kohta, need on lihtsalt olemas. Ja sinu raamatusse või sinna Jumala raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid sulle määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ja 17. salm, ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Vaata. Ta on meist palju rohkem enne mõelnud, kui me üldse olla saime olemas. Ja kui me täna räägime sellest, et minu tänase jutluse pealkiri on, et küll hingede päev, aga mina ei ole tavaline hing. Mina pole tavaline hing. Ma olen väga eriline hing. Kuidas ma sellest teada sain? Just täpselt Jumala sõnast ma sain teada. Ma olen niivõrd eriline, et ta minu pärast läks ristile. Ei, ära sa nüüd ikka väga ära tõuse, mitte ainult sinu pärast, ikka väga paljude inimeste pärast. Jaa, aga minu pärast ka. Aga läks see minu pärast ka. Ja see sama toimib ikka veel, et tema lunastust tead. Kui sa täna ütled, et sa ikka veel ei usu, et sul asjad õnnestuvad ja sa ikka vaatad ennast oma silmadega, siis mina ütlen sulle, et võib-olla ma toon natuke tobeda näite, aga ma ikkagi toon selle näite. Me oleme kõik näinud filmi või vähemalt lugenud, koolis oli kohustuslik kirjandamine, ma mõtlen Romeo ja Julia. Ja kui ta kohtus Juliaga, vaata piibel ütleb, et me oleme Jeesuses Kristus. Mina ei oska seletada väga, ma olen seda mõelnud, ma olen palunud selle kohta ilmutust ja siis ma ütlen, kuidas ma olen seal Jeesuses Kristuses, eks? Ja kui sa ütled, Romeo õhkas, tal ei olnud rohkem vaja. No tänapäeva kontekstis paneme, et 2 armunud helistavad üksteisele. Tere! Tere! Ja siis see siuke tunne, ütleme, eriti kui nad kuskil välismaal on ja väga kallis tariif on, neil on täitsa ükskõik, mis see tariif on. Nemad lihtsalt õhkavad üksteisele vastu. Ja võt siis on täpselt see. Nii suur on see armastus, et kuna sa tunned teda, siis ta on sinus. Ma ei tea, kas oli teil natuke ja samamoodi Julia. Romeo. Vaat siis on kogu see mina sinus, sina minus.
andke andeks, aga mulle tundus natukenegi ligilähedane, mõistetav see mõiste, et ma olen Jeesuses Kristuses. Ja tead, ta on sinu pärast niivõrd õnnelik, Jeesus, et sa tal olemas oled. Ta on niivõrd jaburalt õnnelik, et isegi kui me vaatame seda kadunud poja lugu, poeg ütleb papsile, et tead, kuule, anna nüüd see ja mina mõtlen, et kui mina oleks ikka korralik isa, määrab korraliku keelu peale pannud, mis sa poiss lähed mööda ilma, tead. Mina arvan, et see isa teadis, et ta tuleb tagasi. Meie Jumal teab, kui me teeme mõned need käigud, mis me teeme, otsused, olgu vahest valed, ta ütleb ikkagi, ma olen nii jäägitult õnnelik, et nad mul olemas on. Mina olen niimoodi piiblist välja lugenud. Kui teie ei ole niimoodi välja lugenud, siis lugege piiblit veel. et Jumalal on nii hea meel. Ja nüüd me läheme selle sama asja kohta. Vaata see sama, anna Jumal meile seda püha järjekindlust, julgust. Et me tuleksime ikka su armutrooni ette. Et me otsiksime su valet, et me natuke oleksime häbematult jultunud, et ta ütleb, et me tuleksime, tahaksime olla su ligi, sest ta ütleb tegelikult see armastus võtab meisse uue usumõõdu. Tihti mõtleme, igaühel on antud usumõõde, rohkemat ära siin taha midagi. Aga Jumala armastus täidab minus selle, et minu meelest on minu usk küll kasvanud, ma ei tea, kuidas te enda näidete kohta arvate. Tundes Jumalat on minu usumõõde kasvanud. Tundes, teades Jumala sõna on minu usumõõde kasvanud. Ma usun palju rohkem asju siis, kui ma tulin Jumala juurde. Ma kuidagi julgen uskuda. Ja paljud asjad mõtlen, enne ei olnud üldse minu asigi. Mis see minu asi selle maaga on? Jumal ütleb, tead, ma avan vihmapilved, ma kastan seda maad, et maa avaneks ja võtaks vastu õnnistuse. No mis minul selle maaga tegemist on? Aga Jumal ütleb, et ma ei lööks maad needusega, siis tuleb Eeli ja vaim ja ühendab pojad, tütred. Jumala jaoks on siin nii oluline. Maa on tal oluline, ta on selle loonud. Inimese siia maa peal on, see on kõik oluline. Ta on selle meie jaoks loonud. Ja nüüd, kas te teate, et kui te olete Jumala vastu võtnud, siis kes asub juba nii palju juba tead Jumalast, olete kuulnud midagi, et võidmine eksisteerib. Te olete vanad kristlased, kindlasti teate. Nii, aga nüüd ma tahan sinuga minna sinna võidmise mõtte juurde natuke. Me mäletate, ma natukene palvekoosolekul puudutasin seda teemat, sest ma juba siis tegelesin selle teemaga. Ja kui sa mõtled, et kus on sinu süda? Kus on seal, öeldakse, et seal, kus on sinu rahakott, seal on sinu süda. Nii et küsin, kus on sinu süda? Kas ta võidmine on, võidmisest räägitakse Vanas Testamendis, võiti prohveteid, kuningaid, on ju, tead seda? Aga kuidas võiti? Teate, kuidas me praegu oleme läinud võidmisega? Mina isiklikult teen sama asja. Ma natuke see siia pihu peale ja siis kõige, kui õnnelik, ma sain ühe niisuguse asja, mis on nagu kuul, nagu vaata deodorandi, siuke piiki lõhnaalipudel, väike kuul, natuke see saatsid õli, eks ole, panen sulle niimoodi. Aga kuidas nemad võitsid? Praegu tänases jutluses on sellel vajadus, et ma räägin seda kohta, et kuidas võiti, tead, nad alustasid kuskohast võitmist. Nad kallasid siia pähe ja nad kallasid õlikruusist. Nii, ja kuhu nad kallasid? Pähe. Siia. See on meie mõistus. Ja Jeesus võrdleb seda, et tema on meie pea või koguduse pea. Ja nüüd, kui sina oled ka iseenda pea, siis ta valab siia. Kuhu see läheb? Voolab alla. Ja ta voolab niimoodi alla, et oi, aga ma ju ainult siia panin võitsin, eks ole, õliga. Aga kui ta reaalselt, ja me siis ikkagi külmpress paluks, eks ole, seda oliiviõli ja külmpress ja ikka kõik need teised näidud peavad ka korras olema, see õli, millega võiame. Mõne jaoks ei mängi see mingit rolli, aga mina lihtsalt praegu nagu naljaviluks nimetasin sellega juurde, et ikka täiuslik õli peab olema. Hea, kui veel mõni Iisraelist tooks, oleks veel parem, eks ju. Kuigi võib-olla täpselt samasugune õli, kaubandusvõrgust ostetud, aga lihtsalt on üks
koha pealt toodud. Nii et seda me tegelikult ei tea, aga võitmise osakaal kui selline Vanast testamendist, Uuest testamendist, kõige huvitavam aspekt, mida ma tahan täna puudutada, kuningas Taavetit võiti 3 korda. Kui ta kõigepealt võiti, siis tegelikult prohvet Samuel otsis teda taga ja läks tema perekonnaliikmete juurde. Mäletate, kuidas see oli? Kõik vennad toodi tema ette. Ta ütleb, ei, see ei ole see. Kui suur oli see publik, kui teda võiti? Mõtleme seda, et ta võiti tegelikult Iisraeli kuningaks, eks? See oli väga väike publik. Ja nüüd pane tähele, kui sa tuled Jumala juurde, siis käib ka sinu võidmine tema poolt. Ta annab sulle võidmise. Ja see võidmine tore, kui on kogudus, kes võiab siin mingisse teenistusse, aga mina võtsin piiblist lahti laulud 133, 2 ja 3 ja see on see, minu mõist üks kõige lühemaid salme, üks on vist 2-salmiline ka seal, aga ja see räägib sellest, mismoodi see õli voolab. Tähendab, see on minu jaoks oluline, kui ma ennem rääkisin teie keha osadest, kuidas Jumal on need kõik, siis nüüd ta võiab, ta nagu õlitab teid sellesse olemisse, kuningriigi tahtmiste sisse, alla habemesse, rõivaste palistusse, harmoni, ta tuleb nagu harmoni hommikukaste ja langeb siiani mägedele. Sinna on issand seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. On sinu piiblis ka see sama koht või? Nii, ja vaatasin veel teises Moosese raamatus on just Vanas testamendis on veel 29, võta võideõli ja vala temale pähe ja võia teda. Siis 3. Mooses 8.12 ja ta valas võideõli Aaronile pähe ning võitis teda, et teda pühitseda. Ma arvan, et ka meie võib-olla generatsioon, kes me oleme, me teame, me oleme pikka aega olnud ustavad, meie koguduse üks visioonidest, olge ustavad, teie ustavuse peale tulevad paljud, siis me tõesti, ma ütlen, et me olemegi ustavad, pikka aega olnud, aga mina vahest mõtlen, mina ei tea, kas mina olen ustav olnud või on Jumala võidmine, Jumala suur arm, meid hoidnud võimelised olema ustavad. Sest et me oleme näinud imesid ja kõiksuguseid asju, meie endiga on suured imed juhtunud. Aga niisugune tunne, et mina ei tea, kuidas mina pean ausalt tunnistama, minu jaoks vähe. Kuidas sulle tundub? Viimasel ajal vähe. Jah, eks ole. Kuulnud oleme palju. Nii, aga Jumala tõotustes on see ju kõik kirjas, eks ju. Kas tahad öelda, et ma olen nagu viletsalt tehtud või Jumal ei taha mulle anda? Tead, kui ma täna lugesin sulle seda, kui imeliselt sa oled, et Jumal plaanis, et sa elad just selles ajastus, kus sa praegu elad ja ta on sind võidnud ja võidnud esialgu esimene kord salajas, nii nagu ta Taavetit võidis. Tema vennad ja isa olid ainuke publik, võib-olla mõni lammas oli ka lähedal, aga ma ei tea, palju see nüüd küll tähendab, aga see oli ikkagi väga väike hulk, kes on tunnistajaks. Kui sina tulid Jumala juurde, kui palju oli sul tunnistajaid? Kellel oli sul suur, vahest on ju väga suured krussaadid, nagu praegu oli see lootusaeg. Tohutu rahvas on sinna ette läinud ja sina tuled nagu väga paljude tunnistajate juures olekul. Aga minul ei olnud väga palju tunnistajaid, mul oli 3 inimest ainult. Minu õde, siis üks õde, kes rääkis mulle Jumalast, mille sõnast ma ei mäleta mitte midagi enam. Aga mäletan, et Jumala vaim töötas. Niimoodi nutsin, et ühesõnaga nägu oli paistes teine hommik. Nii et, aga kui nüüd ta ütleb, ta paneb meid nagu pühitseb, tähendab enda jaoks, paneb kõrvale, valmistab meid, treenib meid. Te olete kindlasti kuulnud palju prohvetlikke sõnumeid. Ma valmistan oma pruutkogudust ette, ma pühitsen, ma puhastan, ma teen kuni lõpmatuseni välja, kõik teie õnarused ma puhastan ära. Niisiis, igasuguseid tunnustähed, tarkuse sõnad, ilmutuse raamatus ütleb 1.8, mina olen alfa ja omega, tähendab tema, Jumal on kõikide asjade alguse lõpp. Tema on see, kes on ja kes oli ja kes tuleb ja kõige väeline. Nii et Korintuse kirjast tahan väga lugeda, 2. Korintuse kirjast 3, 16 ja 18. Jälle see sama meie süda. Siin ta ütleb, kui nende süda pöördub issanda poole,
siis võetakse ära kate. Ma tulin Jumala juurde, ma tõesti tõden, mingi kate võeti mult ära. Ikka päris ilusti võeti kate ära. Ma ei suutnud, ma olin veel see, et kuna ma olin pedagoog, ma olen seda lugu nendele, kes mind ammu teab, et mu õel oli 8 aastat, ta sai päästetud, temal oli piibel olemas ja siis, kui ta läks Clementisse õppima, siis mitte seda, et ma oleks varastanud, ei, ma peitsin selle piibli teise kohta, sest pedagoog peab teadma, mis Jumala sõnas kirjas on. Ja kujutad ette, ma ei suutnud seda lugeda. Ma nii proovisin, ma nii pingutasin, ma lugesin pikad peatükid läbi ja mulle tundub, et no kõige hullem raamat, meil on koolis olnud ju kohustuslik kirjandus, me loeme erinevaid raamatuid ju. Ja kui sa oled jõudnud ikkagi, juba õppisin keskkool nagu läbi, eks oled õpid juba lasteaiaõpetajaks, siis sa mõtled, et midagi sa pead ju olema omanud. Sa ei suuda piiblit lugeda. Tähendab, meile antakse ka selle jaoks võidmine. Et me võiksime aru saada, mis Jumal tahab, mis on tema mõtted, mis on tema igatsused. Võetakse kate ära end issanda vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Hoopis teine suhe tuleb. Mina olin tohutu süükoorma all. Ma olin kõigi eest vastutasin. Ma vastutasin oma töökaaslaste eest, ma võtsin teiste koormaid enda peale. Minul on mingi eriline kalduvus kõiki teiste eest, iga eest vastutust võtta. Võtsin, mis sest, et ema ei ole kunagi seda pannud, kuna ema oli südamehaige, seda teie teate, aga et kuna ta oli haige, siis mina võtsin selle vastutuse, kuna isa ei olnud see hetk meie kõrval, siis mina võtsin vastutuse olla see vanem õde ja olla isa eest ka. Sest kandejõudu ma omasin. Nii, ja kui ta ütleb nüüd, aga kui me kõiki, kes me katmata palgega vaatame, issanda kirkust peegeldumas muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. Ma arvan, et sa oled väga täiuslikult, perfektselt tehtud. Ja peale selle, see mitte ainult sa üksinda, sa oli lihastetud, sa oled ka vaimulik olend, sa oled ka vaimulikult lootud võimekaks vastu võtma Jumala asju. Galaatia 5, 16, 17, ma tahan öelda, käige vaimus, siis ei täida lihalikke himusid. Lihalik loomus imustab vaimu vastu, vaim lihalikku vastu, need on teineteise vastu, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite, aga kui vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Seadus on iseenesest hea asi, mõnel inimesel peab ütlema, et ära söö sealt kurja ja hea tundmise puust, aga ta ikka võttis sealt hea ja kurja tundmise puust. Ja mis te tahate öelda, et kõik on lõpetatud sellega? Ei ole. Jeesus ise valmistas meile lunastuse. Ta valmistas inimkonnale väljapääsu, mitte seda, et me oleksime nüüd nii rõvedad ja kõlbmatud. Ta on nii püha, vaid et meie saaksime lepitatud Jumalaga. Sest et Jumal ei lähe meiega kuidagi kokku, seal peab olema üks vahemees. Nii, ma usun, sa tead ka piiblis seda. Nii et, kas te ei tea, et me oleme kõik Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ja teha nendest midagi halba? Piibel ütleb lausa hoora liikmeteks, ei mingil juhul. Ma alustasin rääkimisest janust ja igatsusest. Ja kui ma ütlesin, et Taavetit võiti 3 korda ja iga kord valati ta peale, just pea peale, tähendab, muutuvad meie mõtted, muutub meie arusaam ja sinna kaasa kõik ülejäänud. Mida meie võitmine teeb? Ma Kristus tuletan lihtsalt meelde, mida võitmine teeb? Annab väe, nii. Vägi, et me jõuaksime oma kutsumist täita, on ju? Igal ühel on oma kutsumine. Jumala vägi, et tema tahet täita, mis annab meile väe ja lubab meil astuda tema tõotustesse. Vägi, et elada läbi midagi üleloomulikku. Võidmine on Jumala and, Jumala au ilmseks, suur armust osa saamine. Meil on antud, ta on meid võidnud, inimesed teevad neid asju, kes on võitud inimesed, mida teised inimesed ei tee. Võitud ei hädalda,
vaid kummardavad Jumalat tões ja vaimus. On ju? Mis sest hädaldamisest tolku on? Riik on valesti, juhid on valesti, kõik on valesti, eks ole. Muidugi me palvetame selle eest. Võitud inimene ei otsi vabandusi, vaid teeb ajalugu. Kui sa oled võitud, sa kindlasti ei saa olla leige. Võitud inimesed tõenäoliselt mitte ei õpetama, käitu õigesti, tee hästi, palveta seda, vaid ta lihtsalt on eeskujuks ja lihtsalt elabki oma elu ja ongi seal selle sees. Ja kui sa teed kompromissi, siis võib-olla see võib saada mitte enam sulle vabaduseks, vaid olla homne horjus. Mul on üks näide, osadele ma teist juba rääkisin seda, kui meil valvekoosolek oli, aga see näide pärineb pastor Samuel Rodriguezelt, kes teab seda pastorit, ei tea. No näited tuli ikka temalt. Ma ei võta seda au endale, sest minu jaoks oli see nii, kuidas ma ütlen sulle, minu jaoks oli see väga silmi avav näide, täpselt nii, nagu ma ütlen, et kuidas ma olen Jeesuses Kristuses, nagu see Julia Roome, et ma tõesti õhkan sellest täiusest, mis tuleb temast, ta on minu eest hinna maksnud, ta on maksnud selle, et tema on alustanud ühe töö minu sees, ta lõpetab selle. Kui mina ikka hoian oma juhtmega temast kinni või hoian tal käest kinni, ma ei saa ju väga viltu kiskuda, Teinekord me läheme oma selle kriitika meelega nii tugevaks, et me peame justkui, hei, ma ei ole keegi, ma olen tuhk ja põrm. Jumal ütleb, ma olen kardetavalt imeliseks loodud. Tuhk ja põrm, vesi peale, tuul puupe pole midagi. Kuigi jah, sa tead ju küll, piibel ütleb, et nagu lilleke täna õitseb ja homme pole sust midagi järgi. Ta ikka paneb meid sellesse ajastusse natuke asjade üle järgi mõtlema. Samas ütleb, et üks päev on nagu 1000 aastat. Et see segadusse võib sattuda. Mida ta siis meile lõpuks öelda tahab? Vaat seda tahabki öelda, et sa oled igavene olend. Ja see, et sa üks päev siin maa peal ära sured, sa oled ikkagi igavene olend. Jumal ütleb, ma olen sind igaveseks olnud, ma ei ole tavaline hing. Ma olen see hing teab, ma tean, kes on mind lunastanud, ma tean, kes on minu eest hinna maksnud. Ja kui see pastor Samuel Rodriguez rääkis seda lugu, siis ta ütleb, et tema oli vist Californias või, seal pidi hästi palju torme olema selles osariigis, kus tema elab. Ja siis tema oli parajasti kuskil väljas, kuskil teisel maal jutlustamas ja kuna tal on palju abipastoreid, siis tavaliselt, kui tema on kuskil välisreisil, siis mitte keegi talle ei helista. Aga seekord helistati talle. Ja juhtus nii, et neil oli väga suur torm seal ja koguduse hoones, kõik helitehnika, kõik arvutid, mis helitehnikaga olid, kõik põlesid ära ja talle helistatakse. Vaat juhtus niisugune lugu nüüd, et meil oli siin kõrval, kas meie majasse lõi äike siis? Ei, siin kõrval oli alajaam, sinna lõi sisse äike ja meil on, aga siis see pastor ütleb, kuule, aga meil on instruktsioon, meil on lausa inimene, kes on palgal, et ta kontrolliks seda, minu meelest meil ei ole sellist asja, aga et kontrollib seda, et see alajaamas tulevast mingi kõrge pinge, et mingid, ma ei tea, mis neil vaheldid seal on, et see ei läheks liiga kõrgeks või liiga suureks. Ja et meil on ju ometi selle jaoks inimene võetud, kuidas siis niimoodi sai juhtuda. Ta ütleb, et näed, juhtus niimoodi, et aparatuur oli kõik välja lülitatud ja ometi oli ühendusse jäetud vooluvõrguga. Ja kui aparatuur oli väljas, siis oli ta ometigi vooluvõrgus ja kui see lööklaine tuli, siis tabasid seda kõik seadmed ja täiesti ükskõik. Ja nüüd ma ütlen sulle, kui sinu sugulastest on keegi lõpetanud Jumala järgimise või ta ei ole Jumalat järginud, vaat siis see on see koht, tead, kui sina oled suguvõsas ainuke, see aukartust äratav isik, kes oled ühendatud Jumalaga, siis sina oled see vooluvõrku ühendatud inimene ja see elektrilöök tabab su sugulasiga. Ei ole võimalik, et me palvetame Jumala poole ja see jääb tabamata. Ei ole võimalik, sest Jumal ütleb, sina muudadki aegu ajastut, sina muudad atmosfääri, sina muudad inimeste saatusi. Sellepärast ongi kogudus siin paigas, et kurat ei saaks täieliselt mõjuda. Meie muudame. Mäletate, kui ükskord oli üks noor mees, kellega me siin rääkisime ühest projektist meie majas ja siis me ütlesime, mis me siin teeme? Tuleme tädikesed ja onukesed, tuleme siia kokku ja lihtsalt tuleme siia kokku ja me siin oleme koos ja mis te siin teete? Aga me palvetame selle paiga pärast, et kurat ei saaks mõjuda, et teie lapsed võiksid hästi üles kasvada. Meie palvetame iga päev selle pärast, õnnistame maad, õnnistame.
päriselt ka või? Kujutad ette, mida üks kogudus teeb? Me mõtlesime, et te olete vist ise enda pärast siin niimoodi natuke peate ennast teistest paremaks, noh. Aga tegelikkuses Jumal on selle hoopis teisiti, ma usun, tema on mõelnud sealt ja küllap me oleme sellepärast sellest niimoodi aru saanud, et me teemegi seda. Ja et ma mäletan, kui ma seda, mis mäletan, see alles hiljuti ma lugesin seda, just seda lugu, siis ma mõtlesin, kuidas mulle, ma tahan võtta just selle sama koha, jah, kõik on välja lülitatud, see sugulane, Paliveres ma käin ka ringi umbes nii, et ma ei tea, kellele me evangeeliumi kuulut, nad teavad, nad hoiavad must niimoodi eemal, et ma ei tea, võib-olla on see omavahel seotud, võib-olla ei ole, aga me palvekoosolekul, mäletate, ma rääkisin teile selle strateegiast, kui sellel aastal Halloweenil tullakse minu ukse taha, siis mina ei lähe välja, vaid ma tulge sisse, ma nüüd räägin teile ära, mis see Halloween on, kõigile ja siis kõigi eest palvetan. Ja rääkisin palvekoos, mäletate, ma rääkisin teile, et meil on nüüd uus strateegia, kuidas me asjasse suhtume. Nii, Halloweeni õhtu käes, vaatan, et üks ema tulevad mu abikaasa ütleb, kuule, vaata, üks ema tõi oma lapsed siia, on tõesti riides nagu need Halloweeni omad ja ühesõnaga tulevad sisse. Mina siis varem meil nüüd tead, ma ei tahagi üldse seda, et ma mingi kommi ja pommi, ma panen ukse kinni. Esimene asi, mul abikaasa, et tema paneb ust kinni, ma ütlen, ära pane, mul on teine strateegia. Et teine strateegia on see, et tulgu sisse, ma räägin neile, ma palvetan nende pärast ja kui nad on tulnud minu territooriumile, siis mina võin küll olla natuke peale tükki. See tulite minu koju, te tulite minu uksest sisse. Ma kohe meelega kutsun teid uksest sisse. Noh, tavaliselt Kardid ja Mardid tulevad ka uksest sisse. Eks ole, siin pole nagu midagi. Et ja nüüd selles olekus mõtled, ja teate, nad nagu oleks teadnud. Nad panid mööda. Kuidas sa teadsid, et mul teine plaan on? Et nad vahest ei käivitu sinna sellesse vooluvõrku, vahest võib nii olla, aga kui me nüüd räägime sellest, et meie oleme need vahendajad ka selles paikkonnas, kus me elame, selles kohas, siis see ei ole mitte see antud fakt, mida ma tõin näiteks, vaid lihtsalt meie olemegi need, kes me ühendame, et nemad saaksid ühenduse Jumalaga. Ja nüüd meie asi on kogu tõestada, et põrguväed on eksinud. Nad on täiesti valel teel. Meie oleme õigeks mõistetud. Meie oleme õigeks tehtud. Ja teate, võta lahti iseenda pärast. Võta lahti Rooma kiri. 8. peatükk. Ja loeme selle salmi kohe kõik koos. Ma jõuan ka oma. Kes on üles leidnud? Nii, võib juba rõõmuga märku anda. No, kuidas? Teile meeldib see kirjakoht? 8.1 või? Jaa. Loeme koos. Nii ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Joome 2 ka. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on meid vabastanud patu ja surma seadusest. Tead, me oleme õigeks tehtud. Me kogudus väga tihti ei räägi, et me oleme õigeks tehtud, me on teistest paremad ja niimoodi. Aga täna ma räägin, te oletegi teistest paremad. Te olete midagi sellist ära mõistnud, mida teised ei ole ära mõistnud veel. Ja me olemegi neile sillaks, mis iganes. Ja Taavet tegi oma elu jooksul 3 väga võimsat tegu. Ta elas oma generatsiooni keskel, ta oli kuningas, mees, kelle kohta Jumal ütleb, ta oli mees minu südame järgi, ta täitis oma missiooni selles põlvkonnas, kus ta elas, ta tegi ma valisin niisugust suurt aspekti, kõigepealt ta võitis ära Goljati. Oli ju fakt, ta võitis ära Goljati. Kuidas ta seda Goljatit võitma läks? Kust ta sellest teada sai? No oma vendade kaudu, ta viis ju süüa neile. Ta viis sinna sõjaväkke neile süüa ja kui see Goljat lõugas seal täie häälega, kas sa tahad, on äkki sinu elus ka mõni Goljat või?
koljat, mis natuke segab seda ja teist ja kolmandat, on see tervisega seotud, on see ma ei tea millega seotud, mis on puudu ja mis on üle ja on sul mõni koljat? Minul on neid elus olnud kõvasti. Ja praegu ka mõni koljat alles siin. Kogu aeg pean talle ütlema, et ma ei võta vastu. Niisiis, kui ma ütlen sulle täna, ma ütlen, kuulutan lausa prohvetlikult. Kui sinu elus, ükskõik milline koljat on su elus, kes on su peret, sind rõhunud, piinanud, alandanud, selle põlvkonna ajal saavad alistatud. Tead, ma ütlen sulle, võib-olla sinu tütred ja pojad kõnnivad koljati luude peal. Nii nagu meie kõnnime skorpionide madude peal, et krõbin on taga, nagu ma ükskord rääkisin, ma sain selle ilmutuse, kui ma lugesin seda kirja kohta, et ma kõnnin skorpionide madude peal, nii et nad on juba isegi nii ära kuivanud, et nad lausa krõbisevad, maa tolmuks saavad, kui ma nende peal kõndisin. Ja täpselt samamoodi koljati luude peal kõnnivad võib-olla minu lapsed ja lapselapsed. Ja nüüd ma tahan kuulutada. Halleluuja. Kui kellelgi on depressioon, võib-olla mitte üksinda meil siin, vaid kes kuulab võib-olla internetis või kuulab pärast järgi. Depressioon on nagu koljat. Me kuulutame sellele lüüa saalmist. Kilpnääre, millel on ala- või ülatalitlus, ma käsin lõpetama tõrked ja kilpnäärme talitlus alistub Jumala korrale ja seadmisele Jeesuses Kristuses. Kui kellelgi on ärevus, siis ma ütlen sellele ärevuse koljatile, ta saab löögi, pornograafia saab löögi, amoraalsuse koljat saab löögi, ta on alistatud, lahutuse koljat saab lüüa saamise osaliseks, enesesüüdistus, kriitika koljat saab täieliku lõpliku löögi, sõltuvuse koljat saab löögi Jeesuse Kristuse nimel, ta on purustatud. Õnnetud olukorrad, mõnel on kogu aeg õnnetud olukorrad, apsakad, kui muidugi juhtuvad, ma ütlen, need saavad löögi ja on hävitatud, abordid, moonutatud seksuaalsus, see koljat saab hävitatud ja iga tegu, mis Jumal seaduste vastu on, see saab löögi ja ma kuulutan talle hävingut. Esile tuleb see, mis Jumal on neile sünniga, meile, ükskõik kellele sünniga kaasa andnud. Ükskõik millised koljatid on need teemonid, kurjad vaimud, mis kütivad meie lapsi ja lapselapsi. Me täna käsime, võtke ära oma käed meie laste ja lastelaste küljest Jeesuse Kristuse nimel. Rassissi teemon. Ma annan sulle hävitava löögi. Juba nende üksinda, nende suusõnadega, mis me ühel meelel siin. Mina ütlen, teie ma usud, mõtlete kaasa. Haiguse teemon. Võib-olla mõni haigus on DNA kaudu põlvkonnale tulnud. Ma kuulutan vähile. Sa oled hävitatud, sa oled alistatud, sa oled anastatud, kasvajad, moodustised, kuulutan täielikku hävingut. Jeesuse diabeet, autoimmuunsed haigused, autismispektri häired, aktiivsus, tähelepanu just nüüd saavad hävitava löögi ja hakkab taastuma ihu, närvilõpmete ühendused. Parkinsoni, dimension, Alzheimer saab hävitava löögi Jeesuse Kristuse nimel. Meie kuulutame perekondade üle, oma töökaaslaste üle, oma naabrite üle, oma maa ja rahva üle Jeesuse Kristuse nimel, et me oleme vahipostil ja me ei lõpeta Jumala sõna kuulutamist, me ei lõpeta tõde väljaütlemist, me ei lõpeta tõe pärast palvetamist. Me kuulutame Jeesuse Kristuse nimel, et isa on täielikult oma pojaga ühel meelel ja poeg tegi, lunastas lõplikult, täielikult ja mida ta on alustanud, ta viib lõpuni issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii et siis, mida te olete algusest peale kuulnud, seda ütleb 1. Johannese 2:20, 24. ma võtsin kuni 27. Mida te algusest peale olete kuulnud, see püsiku teis. Kui teist püsib see, mida te algusest peale olete kuulnud, siis püsite teiegi pojas ja isas. Võidmine, jõudsi tagasi siia võidmise juurde. See võidmine, mille te olete saanud, et te toimite Jumala kuningriigis. Kui tihti, ei tea, kas ma saan hakkama, ei tea, saad väga hästi. Jumal teab, et sa saad hakkama. Looda tema peale, toetu temale, usalda teda sõna.
sa saad selle kõigega väga edukalt hästi hakkama, ta on andnud sulle, mis asja? Võidmise. Ta on ise sind võidnud ja kui ma rääkisin, et nagu see oleks nagu puudujääk täna, et ma ütlen, et võib-olla teid ei olegi niimoodi võitud, et kohe õliga pikalt pähe, terve pudeli täis, 750 milliliitrit lastakse sulle otse pähe. Meie oleme siin ükskord teinud neid võidnud õliga suurejoonelised, aga saad aru, ikkagi, see toimub vaimus, see võidmine, see toimub vaimus, Jumal ei jäta meid ilma selleta. Kõik andidega varustab, mida sa iganes vajad. Kõik tarkuse ta sulle annab, kui sa küsid, on sul puudu tarkus? No küsi ta käest. Jumala sõna ütleb, küsi, ma annan sulle tarkust. Võidmine, mis me oleme temalt saanud, püsib ju teis. See on siis 27. salm nüüd sellest 1. Johannese 2. peatükist. Ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, see on tõde, mitte vale. Ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Aga pühade viimsel päevil on Johannese 7:38. Kuna hingamispäev, näete, pühade viimsel päevil, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, tulgu ja joogu. Ja ka see on meie täiesti palve. Mul on janu, Jumal. Ma tahan tulla sinu käest juua. Ma ei taha kurjade vaimude sealt karikast juua. Kes usub minusse, ütleb kiri, selle ihust voolavad elava veejõed. Meid võitakse kuidas? Valatakse õli pähe. Aga meie seest voolavad elava veejõed. Oota, kuidas need kaks asja nüüd siis kokku läheb? Täitsa segadus ajab. Keegi terve pool jutlust proovin teile tõestada, et viletsasti oleme õli vähe valanud ja nüüd jõuame sinna veel. Teie seest voolavad elava veejõed, sest te olete Jumalaga ühendatud. Sa oled Jeesuse Kristuse kaudu. Sinu seest voolavad elava veejõed. Te lapsed olete kallikesed Jumalast ja te olete ära võitnud. Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. See oli 1. Johannese 4:4. Sinu sees, seega on see elav, voolav jõgi ja see on meile antud võita ära kõik oma koljatid. Mis iganes su peret on piinanud või pressinud, mis iganes, mis sõna ma sellele ütlen. Põrguväed on eksinud. Taavetile öeldi, sa ei saa hakkama. Näed, tulid vaenlased ja võtsid meie perekonnad ära, viisid vangi meie naised, lapsed. Taavet, kus ta otsis abi? Ta otsis Jumalast. Sest kõik tahtsid teda juba seal, ennem seda, kui nad lahingusse läksid, tahtsid öelda, sa ei saa hakkama, Taavet, sul ei õnnestu, sa ei ole võimeline. Aga tema otsis Jumala käest abi ja ta sai ja ta võitis tagasi kõik nende lapsed ja naised ja siis jah, nad kiitsid, ja Taavet, sa oled. Aga kui sa hakkad mõtlema, kui palju on meile öeldud, sa ei saa hakkama, sa ei ole võimeline. Ma ei tea, kui palju sinul on öeldud, palju see sulle on mõju avaldanud. Osad inimesed on väga nende sõnade all, mis tal on öeldud. Ma ei tea, miks mõnel on see palju rohkem kui teisel. Ta mingeid lauseid oma lapsepõlvest, nagu tunned, et kui mida ikka ta kordab neid. Eriti kui ma olen siin inimeste nõustamisega tegelenud, siis nad ikka kordavad teatud asju. Ja me oleme pikka aega vestelnud ja ta ikka toob selle asja esile. Ma saan aru, et kui on teemolik, siis tuleb mõni asi välja ka ajada, nii et see pole ka hull midagi. Selleks on meil ka Jumal andnud võitmise. Niisiis, Taavetit võiti esimest korda, ja see oli see tema vaikne võitmine, nagu me ütleme, ta pandi kuningaks. Ja siis juhtus üks huvitav olukord. Sina kõnnid ka Jumalaga koos, nii nagu Taavet kõndis, siis tuleb, ütleb Saul, sa ei saa hakkama, sina poisike nüüd lähed selle koljati kallale. Need olid need sõnad, mis ma just natuke tagasi, sa ei saa hakkama, sul ei õnnestu, eks. Ja siis Taavetil öeldi täpselt sama, sa ei saa hakkama. Aga kuule, võta minu soomusrüü. Kuidas need kaks asja kokku lähevad? Kõigepealt, sa ei saa hakkama, aga siis võta minu soomusrüü. Ma ei saa minna kellegi teise relvadega. Ma ei saa kellegi teise identiteediga minna lahingusse, vaid sellega, kuidas Jumal on mind kasvatanud.
niisiis, ma katsun oma konspektis ka nüüd järgi pidada, kuhu ma välja oleme jõudnud. Tead, see Taavet proovis küll seda soomuse, nüüd saad kindlasti lugeda seda kohta, ta proovis seda, aga tead, ei sobinud talle, ta ei saanud sellega isegi mitte liigutud. Ja ära siis võta endale, võib-olla see on üks niisugune ilmutuslik asi, et ära võta endale võõraid koormaid. Ja kui keegi ütleb, kuidas sa midagi tegema pead, tee just nii ja tee. Ja kui sul on inimesed, kes tõesti on sinu poolt, siis ta ütleb, olgu sul palju nõuandjaid, oled kindlasti kuulnud seda kirja kohta, et olgu sul palju nõuandjaid, enne kui sa otsuse langetad, eks ole, et kuula neid nõuandeid. Aga tihti on see, et kui sa hakkad, siis mõned inimesed tulevad äkki sulle nõu andma, kes kunagi ei uskunud sinust, ära neid väga tähele pane. Ära neid, kohe võid julgelt, ma soovitan sulle, ma arvan, sa ei pane mööda ka. Nii, nüüd ma võin öelda sulle seda, et ma ei tea, kas ma võin nii öelda. Mina, kuna mul on siin mõne nartsissistiga olnud kogemus, siis mina ütleks, et kuningas Saul ometi oli võitud kuningaks. Mul oli täitsa nartsissist. Tema usaldas inimesi hoopis rohkem, ta tegi oma reeglid, ta oli nagu maailma muna. Jumal ütleb talle, mine lahingusse, hävita ära ja siis ta hakkab seleteerima, ei mõned lambad jätan alles ja mõned, jah, just sina tegid meie Iisraeli rahvale hoopis head. Jumal ütleb kõik. See on, minu arust 1. Saamuli 15 on see lugu, kes tahab kodus lugeda, ma seda pikemalt lahti ei seleta. Ja Taavet oli Jumala võidmisega, Saul oli ka võitud ju, eks? Kuidas siis üks teeb nii ja teine teeb naa? Aga nüüd, kas üks alistub? Arvestab seda, et oi, ma tahan inimeste silmis jään äkki lolliks. Ei, ma ikka ei hakka seda tegema. Mina mäletan, kui ma siia Valiveresse tulin, Jumala vastu võtsin. Nad olid ikka sõna otseses mõttes vaene mees. Näed, naine läks kätte lolliks. Ei, mul polnud endalt, sest vaata, kui sa oled võidnud, kui sa oled kätte leidnud tõe, nagu mina tundsin see hetk, ma Jumalat vastu võttes, ma sain äkki aru, ma ei ole ju varem tõde teadnud. Ja siis äkki ma sain ühe selguse arusaamise tõest, siis ma tahaks sellest tõest väga kinni hoida. Aga kui oleks mulle keegi öelnud, alustades Jumala teenistust või üldse Jumalat vastu, kuhu, et kuna sinust saab pastor, tead, siis ma ütlen, see oleks kõige õudsema sunenas, ma poleks seda arvanud. No ma ütlen, see on ikka küll, tead, tagane minust saatan, ma oleks öelnud, kui keegi oleks mulle öelnud, sest ma olin paar natuke lugenud Jumala sõna, no juba naiste kohta, eks ole, nagu ei lähe kokku need asjad. Ja vaata, niimoodi see on meie elus. Jumal ütleb, mina olen sind võidnud, mina olen sind imeliselt valmistan. Ja siis tulevad meil igasugused koljatid sinna vastu. Kuidas on meie potentsiaal? Sa võidad nad ära. Sa nagunii võidad nad ära. Nii et ära mine seda meelt, ei tea, kas mina saan, ei no mina ikka sinna ja tänna peaks jooksma ja peaks käima seal suured koosolekud, lähme sinna ja siis me lähme jooksime sinna ja siis me läksime sinna. Aga sinu Jumal, vahel me vajame õe ja venna abi. Piibel ütleb ka, kandke üksteise koormaid ja see on täitsa okei. Vahel ma olengi, nagu ütlen, vaevatud ja koormatus, ma lähengi kellegi juurde, kellega ma saan koos palvetada, kellega ma saan usaldada. Jaa, see on üks osa. Aga tead, oma kutsumist täidad sa oma Jumala ees. Nii et Taavet täitis siis 3 asja. Kõigepealt ta saigi kuningaks, siis ta vabastas ja anastas Jeruusalemma tegi vabaks ja 3. asi, tema oli see, kes levitas üle maailma usaldust Jumala vastu. Me loeme tänapäeval veel tema psalme. Hämmastav. Ja temal oli üks tõsine osadus oma Jumalaga. Nii et soomusrüü mõju, milline see võiks siis olla teie elus? Näiteks inimlikud ambitsioonid, mõni tiitel on tähtsam kui võidmine. Nii et tunnistame seda, mis Jumal on meie elus teinud. Nii, et teil ei ole puudu ühestki armuannist, ütleb ma lõpetangi kohe nüüd 1. Korintuse 1:7. Ühestki armuannist ei ole puudu, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, nii et te oleksite laitmatult puhtad meie Jeesuse Kristuse päeval. Kõik teie elus olevad koljatid alistuvad, uskuge sellesse. Ärge muganduge siis
vaid teadke, missuguse võitmise ta teile on andnud. Nii, kas sa täna võid kätt üles tõstes öelda, et jah, ma olen võitud? Mina julgen küll öelda. Mina olen võitud. Jah, aga ometigi, vaata tegelikult oli see, et sa nagu tunnistasid seda tegelikult, no mina ütlesin ise ka, et me oleme ju võitud. Jumala enda poolt. Kui ma võin öelda, et ma olen tõesti see inimene selles generatsioonis, et ma ei ole näinud viimasel ajal väga palju imesid, siis kes ütleb, et ma ei ole just sellepärast selles generatsioonis, et hakkavadki suured imed sündima. Ta on mind valmistanud, ta on mind õpetanud, et ma oleksin paljudele teejuhiks. Võib-olla ma ei ole enam see võidujooksja, kes teistega noorte meestega koos läheb tänavale võib-olla evangeeliumi kuulutama ja jookseb koos nendega ja mängib neid mänge kaasa. Võib-olla võtan mikrofoni ja räägin ühe koha peal, eks? Ka täitsa hea positsioon. Nii et ma lihtsalt Jeesuse Kristuse nimel, ma tänan sind su sõna eest ja ma kuulutan, issand, et see, mida ma olen proovinud rääkida inimkeelel, on ometi olnud läbi põimitud sinu sõnast. Issand, ma kuulutan igaühe üle, et kui ta on Jumala vastu võtnud, siis ta on võitud. Ta on juba selle kutsega võitud, siis issand võiab teda veel. Ja võib-olla ühel päeval on tema see, kes võib-olla kannab imesid ja tunnustähti. Paljud vaevatud saavad vabaks, kurdid saavad kuulma. Sina, kes sa olid jalgadest nõrk, saavad luupeksed tugevaks, issand. Sest meil on olemas need, kelle kaudu Kristus elab. Tema võidmine voolab, imed sünnivad Jeesuse Kristuse nimel. Issand, ma õnnistan igat ühte selles kasvamises koos issandaga ja tea, et sa oled imeliselt kardetavalt kootud ja mida Jumal alustas, selle ta viib lõpuni Jeesuse Kristuse nimel. Amen.